klubi ning neile kaugelt Lõuna-Eestist külla sõitnud Valga, Max ja Mooritsa meeskond, kes on siis äsja saanud ka oma võistkonda täiendust. Lisaks kahele noorele 17-aastasele Läti noormehele on võistkonnaga liitunud ka 24-aastane ameeriklane. Otse NBA D-liigis siis Iowa Energy võistkonnast, kus mees siis keskmiselt 4,1 punkti viskas. Mehel siis täna tegemist teise mänguga, mängis ta juba pühapäeval peetud Läti liiga kohtumises, kui Valga jäi siis koduväljakul alla Riia Barentsi meeskonnale, kes siis praegusel hetkel on mängimas BC Kalev Cramoga esimest veerandfinaalkohtumist Balti liigas. Ja Barentsile selles kohtumises Valga numbritega 79-98 alla jäi, aga uus mees DeAndre Mathieu siis 17 minutiga 15 punkti, nii et tundub, et korralik täiendus Valga meeskonnale, mis siin muidugi visuaalselt silma hakkab, on see, et mees on ikka väga lühikest kasvu, aga soojendusel oli näha, et korralik põrge on mehel all ja ülevalt need pallid korralikult sisse läksid. Aga siin mäng on kohe algamas. Võistkonnad on tulnud lahtihüppeks väljakule ja minuga on nüüd siis liitunud ka teine kommentaator Andri Kiige. Tere õhtust sulle, Andri! Tere! Ja võtame siis ette kohe võistkondade algkoosseisud. TTÜ tuleb väljakule oma tavapärases algkoosseisus: Sander Viilup, Sten Olmre, Kiu Rakenberg, Joonas Järvelainen ning Toomas Raadik, ja Valga meeskond siis alustab kohe oma värske täiendused. DeAndre Mathieu on põhiviisikus väljakul, lisaks Reini Strupovitš, Kristaps Kahnbergs, Ivar Svigurs ja Rain Raadik. Andri, võib-olla sinu prognoosid tänasele mängule? No ma täna veel räägin selliste lühikeste lausetega, kuna see hääl ei ole veel see, aga huvitav saab olema DeAndre Mathieu panust vaadata. Peaks olema päris hea mees. Jah, nagu öeldud sai, esimeses kohtumises Läti liigas pühapäeval siis 17 minutiga 15 punkti, nii et tundub tõesti, et mehel klassi on ja saame siis näha, mida mees endast kujutab. Ja siin kohe siis TTÜ on mängu hästi alustanud, 4-0 on mindud seda kohtumist juhtima ja siit veel siis Sander Viilupile ka 2 vabaviset tulevad. Ja oleme võlgu ka veel tänased kohtunikud teile. Peakohtunik siis täna Timo Suslov ja teda abistamas Mihkel Männiste ning Indrek Element ja komissari rollis siis pärnakas Aivar Palu. Kui Viilup paneb siit esimese ja teise, üks vabavise siiski läbi korrerõnga läheb ja Valga siis saab ka üritada siit punktiarvet avada. Raadik palliga. Raadik siis ka viimased 3 kohtumist on hästi mänginud peale peatreeneri vahetust. 3 järjestikuses mängus on Eesti koondise keskmängija kaksiktubli teinud, nii et tundub, et ka Raadik on selle peatreeneri vahetusega uue hingamise leidnud. Ja siin siis sugulased omavahel eelmises episoodis korvi all olid, kui Raadikud omavahel seal pusklesid. Toomas Raadik sealt oma esimese vea sai, aga siit taas Valga vise läheb mööda ja Joonas Järvelainen juba kiiresti üle tulemas. Sealt vise küll blokeeritakse, aga Valga värske täiendus ameeriklane Mathieu siis võtab sealt tehnilise praagi ja jooks vilistatakse Mihkel Männiste poolt. Ja TTÜ saab nüüd oma rünnakut taas jätkata ja Viilup siis mängujuhi koha peal asju üles võtmas. Toomas Raadik palliga. Ja Raadik paneb sealt ka veel 3 sära, nii et TTÜ on seda kohtumist tõesti väga hästi alustanud. 8-0 on mindud nüüd kiiresti 1,5-minutilise mänguaja järel juhtima seda kohtumist. Svigurs. Ja seal Rait Kävin pingi pealt karjub kõva häälselt, et vasak, et see mees on vasakukäeline ja selgelt ikkagi sinna vasakule poole enamus läbiminekud Svigursil lähevad. Aga sealt siis viga Järvelainenile tuli ja Valga saab siis taas üritada oma punktiskoori avada. Mathieu pidi see mees olema palliga väga kiire ja siis suurepärase põrkega ka veel lisaks sellele väiksele kasvule. Aga esialgu siis
Valga meeskond on veel endiselt nulli peal, kui Järvelainen korvi all, kas toob veel TTÜ-le punkti juurde ja täpselt nii 10-0, siis TTÜ on juhtimas ja Valga värske peatreener Kristaps Seits siis ei ole veel siit time-out'i võtmas. Et veel mehel kannatus püsib, aga Valgalt taas tehnilist praaki, Raadik ja Strupovitš nüüd ei mõista üksteist ja Valga võtabki siit esimese time-out'i ja teeme ka meie siit tänase esimese pausi. Anname jõudu julgetele, kiiretele ja pühendunutele. Alexela kliendina annad sinagi. Utilitas, Eesti korvpallikoondise peasponsor. Telli sisukam ja uues ajakiri Basketball. 25 € eest terveks aastaks. Eesti korvpalli viib edasi Elme Metall. No nii, võistkonnad esimesed minutilised mõtlemispausid tagasi. Valga siis oli sunnitud aja maha mõtma, TTÜ on läinud 10-0 seda kohtumist siin kiiresti juhtima ja tundub, et Valga nüüd maala pressingu formatsiooni siin kasutab, üritatakse siin TTÜ-d veidi ehmatada, aga saada saab TTÜ ikkagi palli üle ja Valga siis nüüd 3-2 maalasse jääb. Järvelainen kohe kiirelt võtab selle 3 sealt 45 pealt ja paneb ära, nii et tõeline jõudemonstratsioon nüüd TTÜ poolelt siin esimese veerandi alguses. Vigurs nüüd palliga, kes see nüüd Valga mees peaks olema, kes seal hakkab seda liidri rolli seal kandma. Kanbergs. Raadiku vastu võtab teravalt ette. Seda korvi ära ei loeta. See on TTÜ-l võistkondlikult 3. viga ja TTÜ ainus võõrleegionär Nikola Vujovic, serblane, siis ka esimest korda väljakule tulemas ja põhjus on lihtne. Toomas Raadikule oli see juba kolmas isiklik viga, nii et pole veel 3 minutitki mängitud, kui TTÜ põhikeskmängijal siis 3 viga kirjas. Mathieu puretab nüüd korvi alla välja ja Mathieu on siis see mees, kes toob Valgale täna esimesed 2 punkti kirja. Kindlasti nüüd Valga ootab sellelt mehelt palju, et täpselt enne mängijate registreerimise tähtaega ta võistkonda toodi ja kindlasti sealt lisakäik Valgale peaks juurde tulema. Olbre nüüd palliga. Ei ole Olbre kätte täna väga palju palli jõudnud. On teised mehed seda skoori, aga Olbre kohe ja näitab, et ei ole talle seda palli palju vaja, et kui ta need vähesed korrad need saab, siis paneb sealt kohe omad punktid ära. Nii et Olmre arvel siis nüüd 5 punkti. Ei leia Valga kuidagi rünnakul neid häid lahendusi. Kanbergs nüüd läheb teravalt lõpuni, aga Vujovitsi pikk käsi on seal vastas. Strupovitš nurgast nüüd 3. See on ka kindlasti mees, kellel TTÜ mängijad peavad kätt hoidma. Strupovitsi 3. seekord läheb mööda, TTÜ juba kiirelt üle viilub. Olmre, pall liigub hästi TTÜ-l nüüd. Akenberg kas võtab sealt Kanbergsi kohe ette. Leiab sealt veel nurgast Järvelaineni. TTÜ-l tõesti rünnakul praegu kõik sujub ja ei saa öelda, et Valga ka ülemäära agressiivne on ja noor Valga peatreener, 26-aastane Kristaps Seits ei ole praegu absoluutselt võistkonna tegutsemisega rahul ja Deandre Mathieu ka siin veel teist korda juba vilistatakse sellele mehele lühikese aja jooksul tehnilist praaki, täpsemalt siis jooksu ja Valga siis ka vahetab, Vigurs võetakse pingile puhkama ja Renato Lindmets täna esmakordselt väljakule, aga Valga üritab ikkagi mängida seda maa-ala praegu. Aga tundub, et praegu jääb sellest agressiivsust vähe vajaki. Järvelainen on jälle 3. See läheb nüüd mööda, aga Vujovits õigel ajal õiges kohas. Viilub palliga. Vujovits tuleb kattesse. Ja Viilub võtab sealt ameeriklaselt vea välja ning teenib siis taas õiguse minna vabaviskejoonele. Nii et kui 4,5 minutit on seda kohtumist siin TTÜ spordihoones mängitud, siis TTÜ on asunud juba päris soliidsesse 19-2 eduseisu ja Viilupil on võimalik nüüd vabaviskejoonelt veelgi seda eduseisu suurendada. Esimene läheb Viilupil mööda. Viilup sel hooajal siis vabaviskejoonelt enne tänast
visanud 81,8% täpsusega, aga praegu siis mõlemad visked paneb mööda, aga kuna keegi Valga meestest oli seal enne alas sees, siis Viilup saab siit korra veel proovida. Ja ameeriklane Mathieu on väga emotsionaalne, suhtleb rohkem oma treeneriga kui meeskonnakaaslastega. Jah, Ameerika mees kindlasti vähe teistsuguse korvpallikultuuriga on harjunud ja praegu tõesti suhtleb väga palju siin kohtunike, mängijate ja treeneriga, et vaatame, kuidas ameeriklane siis oma Eesti karjääri teises mängus täna toime tuleb, kui Renato Lindmets võtab nüüd korvi alt ette ja väikse sellise röögatusega paneb 2 punkti siis Valgale ka vahepeal juurde. Akenberg palliga, Vujovitsil on ka tegelikult 3 punkti vise täiesti olemas. Kattest nüüd seal omavahel mängimas. Akenberg väga ilusa liigutusega mängib ennast endale oma selle viskele ja sealt see pall sisse läheb, nii et TTÜ 5-minutilise mängu järel juba 22 punkti tablool kiires, nii et Valga kaitse ei ole selgelt hea siin mängu alguses olnud ja Kristaps Seits kamandab siis pingilt püsti nüüd veel ka Valmo Kriisa ja Sandis Siilavsi, nii et üritab Valga noor peatreener siit koosseisu leida, kellega seda vahet siin vähendama hakata. Sandis Siilavs ja number 7 Valmo Kriisa. Aga täna siis 2 Eesti meeskonna osavõtul Balti liiga veerandfinaale samuti peetakse. Kuressaares on Kalev Cramo mängimas Riia Baronsiga, seal hakkab esimene poolek kohe lõppema ja Kalev Cramo on seal eduseisus 42-39. Tartu Ülikooli mäng on algamas kell 7, nii et üritame teid ka nende kohtumistega täna kursis hoida, aga Renato Lindmets on hästi mängu sekkunud, võtab siit saas kattest mängus ilusti ette, viib palli korvi alt läbi ja Nikola Vujovits saab sealt oma esimese isikliku vea, nii et loodame siit mängu põnevuse huvides, et Valga hakkab vaikselt siit ikkagi mängu tagasi ronima. Ja Lindmets paneb veel ka vabaviske ära, nii et vähendab siis Valga meeste kaotusseisu 15 punktil, aga Valga taas maa-ala pressingus. 1-2-1-1 formatsiooni mängitakse ja langetakse siis maa-alasse, aga Akenberg saab taas täiesti vabalt visata ja selgelt praegu see formatsioon Valgal ei toimi. TTÜ on ka hästi kolmeseid muidugi visanud. Ja siis taas Akenberg toob TTÜ-le punkte juurde. Kriisa nüüd palliga värskelt mängu tulnud. Leiab Raadiku suurepärase sööduga nüüd varameister Kriisa ja Raadikul on sealt vaid palli sisse tõstmise vaev. Viilup, Vujovitš. Tagasi Viilupile, TTÜ nüüd vähe pikemalt on kombineerimas. Ja ei lähe pall sinna Vujovitšile korvi alla, hoopis Olmre leitakse nulli otsast üles. Olmre kolmene läheb mööda ja Valga siis saab taas kiiremini tulla. Siilavs palliga. Leiab taas Renato Lindmetsa, kes on siis enda mängu tulekut 2 korviga alustanud. Ja taas võtab endas selgelt kehakaalult kergema Vujovitši seal ette ja Vujovitšile sealt viga tuleb. Kuna TTÜ-l on võistkondlikud vead täis, siis Renato Lindmets saab taas minna vabaviske joonele. Aga Rait Käbin võtab siit oma esimese minutilise mõtlemispausi, kui tablool on numbrid 25-9, kui 3-40 on seda esimest veerandaega veel mängida ja heidame pilgu korraks ka Balti liiga veerandfinaal kohtumisele Kuressaarde, kus siis Kalev Cramo Riia Baronsi vastu on mängimas. Esimest poolaeg on jäänud seal veel mängida minut 48. PC Kalev Cramo juhtimas 44-41 ja Vitali Ljutit siis taas heas hoos on 16 minutiga valgevenelase arvel juba 15 punkti ja vastaste pooled siis Taavis Keks 11 punktiga oma võistkonna parim on, aga Kalev seda mängu kõige paremini ei alustanud. Nimelt esimene veerandaja kaotati siis 26-21 ja teise veerandaja järel on siis ohjad haaratud ja nagu öeldud, Tartu alustab oma veerandfinaalkohtumist täna Kedainjan Nevežise vastu veidi hiljem, kell 7 hakkab see mäng. Kalevil vist juba Mirkovitš on platsil. Ja just täpselt, Bojan Mirkovitš siis 11.44 on platsil viibinud ja väga hästi on ka seda mängu mänginud, 11 punkti juba selle mehe arvel siis täna ja lisaks 3 lauapalli ja 2 resultatiivset söötu, nii et Kalev Cramo uus täiendus siis ilusti täna juba mängu sekkunud Balti liiga kohtumises. Aga siit siis Renato Lindmets vabaviske joonel, viskamas 2 vabaviset. Lindmets sel hooajal Eesti liigas vabaviskeid enne tänast kohtumist tabanud täpselt 63,8%, nii et siuke
pika mehe keskmine tabavus. Ja praegu siis Lindmets 2-1 sinna oma protsendi lähedale. Ja taas siis Valga mängimas sellist poolagressiivset maala pressingut. Ja nüüd TTÜ on ja veidi hädas ja saadaksegi see pall nüüd Järvelaineni käest kätte ja Kanbergs palliga kiirelt üle tulemas. Kas võtab kohe vast väljakule tulnud Pajumetsa ette ja sellise tilkviskega floateriga paneb sealt taas punkte juurde ja Valga nüüd vähendanud vahe 13 punktile. Ja Ivala Pajumets siis värskelt TTÜ poolelt väljakule tulnud. Järvelainen, täna temalt juba üsna mitmes kolmene. Pajumets on hästi ründelauas, üritab õhus seda palli sealt sisse lükata. See ei õnnestu ja tundub, et TTÜ meestele läheb sealt ka viga ja selles suhtes eriti rumal viga, et kuna TTÜ meestel on vead täis, siis taas, kas on taas see mees Renato Lindmets, kes saab minna viskama siis 2 vabaviset, just täpselt. Et Ivalo Pajumets jah, ei tulnud nüüd kõige õnnestunumalt mängu, et läks see lähivise mööda ja tegi sealt siis veel sellise üsna rumala vea otsa, aga Lindmets halastab TTÜ meestele ja ei pane seal vabaviskeid täna kõige paremini sisse. Aga muidu kindlasti Renato Lindmets on hästi mängu sekkunud, on toonud sellist agressiivsust Valga võistkonnale selgelt juurde, millest siin mängu alguses puudu jäi. Olmre ja Valga kaitsemäng on selline üsna, kuidas öelda, sombuurne. Jah, võib-olla tõesti on see õige sõna, et lastakse tegelikult päris lihtsalt TTÜ mehi läbi ja TTÜ mehed leiavad häid viskekohti, et kuidagi jah, selline, mida ütleb muidugi ka tabloo, kus on TTÜ-l juba 26 punkti kirjas, et ei ole Valga kaitses küll hästi seda mängu alustanud. Ja siit siis taas Olmre esituses TTÜ-le punkte juurde. Ja Valga siis Valmo Kriisa juhtimisel on taas rünnakut üles võtmas. Kanbergs tuleb nüüd pallile ülevale vastu. Ja siit omakorda Siilav siis üles. Leiab hästi Raadiku, Raadik leiab Lindmetsa ja lahendab 2+1 rünnaku taas Renato Lindmets ära ja praegu tõesti hästi 3 meest kombineerisid Siilavs, Raadik ja Lindmets ja Renato Lindmetsa arvel siis juba praegu on 9 punkti ja saab siis mees siit vabaviske joonelt proovida 2-kohalist punktiarvu täis saada. Valga samal ajal vahetab Ivar Svigurs väljakule ja TTÜ poolelt siis Rain Koort täna esmakordselt väljakule tulemas. Lindmets tõesti agressiivselt mängu sekkunud, tema trump ongi selline must töö ja kõva võitlus seal korvi all ja sellega TTÜ mehed siin mängu alguses on veidi hätta jäänud ja tundub, et endiselt nüüd Valga meeskond, kas nüüd jäetakse mees ka, ei siiski üritatakse taas duubeldama minna, mängida sellist maala pressingut poolelt väljalt, aga nagu ma ütlesin, üsna lihtsalt TTÜ vähemalt sinna korvi alla küll jõuab. Nüüd Olmre ei ole absoluutselt ilmselt siin rahul kohtuniku otsusega, et tema vastu viga ei vilistatud, Olmre saab siit ise omakorda vea ja see tähendab taas, et Valga mehed saavad minna vabaviske joonele. Ja võeti Olmre sealt ka kiiresti ära, Sander Viilup tema asemel väljakule ja tundub, et 3 veaga Toomas Raadik ja just täpselt on tulemas siis serblase Vujovitsi asemel väljakule. Ivar Svigurs täna siis veel nulli peal, mängis kohtumise esimesed 4 minutit ja Valga peatreener ta pärast seda väljakult ära võttis ja nüüd siis Svigursil ka võimalik isiklik punktiskoor täna avada. Valga meeskonna noormängija siis sünniaastaga 95, Ivar Svigurs on esindanud ka Läti noortekoondisi. Eelmine aasta mängis Jurmala meeskonnas ja nüüd siis omadega siia Valka välja jõudnud, kui paneb kahest vabaviskest 1 ära ja taas siis Valga on seda vahet veidi vähendanud ja saadakse veel siit pall kätte. Siiski jääb lõpuks palli valdamine TTÜ-le ja Pajumets palliga üle tulemas. Akenberg, Koort, Viilup ja Valga kaitse on nüüd agressiivsemaks muutunud ja Koort võtab sealt nurgast 3, see läheb nüüd päris mööda ja Valga siit saab kasutada kiirrünnakut. Kanbergs läheb sealt puhtalt viga välja meelitama, seda ei anta
ja Valga mehed siin oma ikka teevad ära, mis sel hooajal on tavaks saanud. Esimene tehniline viga tuleb juba esimesel veerandajal. See Kristaps Skanbergsile, kellele see otse loomulikult ei ole sel hooajal see esimene tehniline. Ja see tähendab, et Valga taas laseb TTÜ-l vähe kergemalt hingata. Kiu Rakkenberg läheb seda tehnilise vabaviset viskama ja palli valdamisõigus siis jääb samuti TTÜ meeskonnale, nagu korvpallireeglites tehnilise vea puhul kirjas on. Rakkenberg paneb vabaviske ära ja TTÜ saab siis siit jälle vähe rahulikumalt seda rünnakut üles võtma hakata. Valga endiselt maa-alas. Viilub palliga Rakkenberg ja üsna lihtsalt tekivad need viskekohad ikkagi TTÜ-l, et Valga mängib sellist väga passiivset ja sellist provotseerivat maa-ala, et Rakkenberg võtab siit enesekindlalt ka kolmese ja kui 1,5 minutit on selle esimese veerandaja lõpuni, siis TTÜ-l juba 31 punkti tablool kirjas. Peterson siis Valga poolelt vahepeal väljakule täna esmakordselt tulnud. Svigurs ja Rait Käbin taas siis pingi pealt ütleb, et suunake mees paremale, Svigurs paremale ka läheb, aga siiski keha valitsemine on mehel nii hea, et lõpetab sealt ikkagi vasaku käega selle viske ja esimesed punktid siis Ivar Svigursile täna ka siis väljakult. Rakkenberg taas kolmene ja Rakkenberg on ka täna kuum 3 punkti joone tagant. Rakkenberg siis 3 punkti visket täna 2-2. Vanameister Valmo Kriisa nüüd pikalt palliga. Lindmetsaga kattes seal mängimas. Ja üsna selline raske sööt selles suhtes, et Lindmets palli püüdes oli juba ümbritsetud 2 mängijaga ja protesteerisid seal TTÜ mehed ka jooksule. Aga seda sealt ei järgnenud, Lindmets viskab siiski selle lähiviske mööda ja siit palli valdamisõigus siis läheb TTÜ meeskonnale, kui 36 sekundit selle esimese veerandaja lõpuni veel. Saame näha, kas TTÜ läheb siit nüüd kiirele rünnakule, et saada 2 rünnakut või mängitakse ikkagi pikemalt. Pajumets Viilub võtab palli tagasi ja organiseerib rünnakut. Pajumets Koortiga nüüd seal üritatakse kattest mängida, Pajumets seda katet ei kasuta, Raadik kolmese taga, 8 sekundit rünnata. Ja Valmo Kriisa, need olid vist kogemused, kui nii võib öelda. Kindlasti. Et seal Pajumetsa ja Ivala Pajumetsa ja Valmo Kriisa vanuse vahe peaks olema kuskil 23 aastat, kui ma ei eksi, et seal praegu selgelt vanem mees kalastas ka kohtunikelt selle ründaja vea välja. Aga Valga meeskond saab siis selle esimese veerandaja lõpuni mängida ja Valmo Kriisa siis palliga üle tulemas, Ivala Pajumets tema peale jäänud. Siilavs saab näha, kes Valgal selle lõppu võtab. Siilavs, Lindmets seal nüüd kattes tundub, et mängivad. Jätab Lindmets veel Petersonile, Petersoni kolmeni ja see läheb ja Valga lõpetab hästi selle esimese veerandaja ikkagi. Saadakse siit 3 punkti veel juurde. Väga suure skooriline esimene veerandaeg. TTÜ kodumeeskond selle seisuga 34-22 võidab, nii et selgelt, kui Valga tahab siit veel täna mängu tagasi tulla, siis oma kaitsemängu on sunnitud Lõuna-Eesti meeskond parandama. Aga teeme meie siit taas väikse pausi ja siis teise veerandi alguseks juba oleme tagasi. Iga koer on siin ilmas põhjusega. Südamlik koguperefilm Koeraelu mõte. Kinodes 24. veebruarist. Mutants are gone now. Not yet. Who is she? You know who she is, Logan. She needs help. That's right. Oh, man. Logan. Taas tagasi pildiga TTÜ spordijoones, kus siis esimene veerandaga on läbi saanud. Värske statistikaleht ka siia meieni jõudnud. Vaata võib-olla Andri sina, mis sulle sealt silma hakkab. Värske ameeriklasest täiendust ja Andre Mathieu siis esimesel veerandajal väga palju mängida ei saanud. Esimesed 5 minutit mängis, millegi erilisega silma ei jäänud, kui 2 palli kaotusega. See muidugi TTÜ viskeprotsendid on muljetavaldavad. Et 3 said 64%-ga visatud, 2 said 67%-ga. Teenitud seejuures ka vabaviskeid ja lauas ollakse ka ülekaalus poolega, nii et
Jah, tõesti, TTÜ on hästi seda kohtumist selles suhtes alustanud ja kindlasti selline viskepidu tõenäoliselt siin mängu lõpuni ei jätka, aga ma julgeks öelda, et need head visketabavuse näitajad on paljuski tingitud ka Valga meeskonna kehvast kaitsest. Olmre nüüd palliga, Raadik, Lindmets tema vastas. Võtab Raadik seal ette, selge ees läheb mängima ja tundub, et see viga läheb sealt Renato Lindmetsale. See on sellele mehele täna esimeseks veaks. Ja number 6 Renato Lindmets, esimene viga. Nii et TTÜ siis saab jätkata rünnakut Küljaudist ja TTÜ tuleb teisel veerandajal väljakule koosseisus Sander Viilup, Sten Olmre, Rain Koort, Joonas Järvelaine ning Toomas Raadik ja Valga siis koosseisus Valmo Kriisas, Andis Siilavs, Robert Peterson, Renato Lindmets ja Ivar Svigurs. Nii et koguni 3 Eesti mängijat, kui nii võib öelda, siis Valga meeskonnal korraga väljakul. Number 11 Andis Siilavs, esimene viga. Viljar Veski siis ainus mees, kes täna Valga meeskonna poolel veel väljakul ei ole sekkunud. Olmre. Ei ole võib-olla täna palju Olmre käes nii palju olnud kui tavaliselt, aga teised mehed on ka hästi resultaati teinud, nii et ei ole selleks ka väga suurt vajadust olnud. Nüüd Olmre läheb väga raskele viskele, see läheb mööda ja Peterson saab selle laua kätte. Svigurs kiiresti palliga üle tulemas. Eelmises omavahelises kohtumises TTÜ oli selle mehega väga suures hädas. Svigurs siis eelmises siin TTÜs peetud mängus koguni 35 punkti TTÜ meeskonna vastu ja praegu ka toob taas Valga meeskonnale 2 punkti juurde. Viilupil ei ole nüüd sinna Raadikule sööta, Lindmetsal on hästi käsi vahel. Pikalt on Viilup nüüd palliga. Olmre, Lindmets tema peale jäänud, see peaks olema ebavõrdne vahetus. Olmre võtab ka Lindmetsa ette. 2 meest tulevad peale, üritab sööta Raadikule, aga see sööt ei ole ebatäpne, nii et palli kaotus number 6 siit TTÜ meeskonnale. Kriisa siis mängujuhi koha peale jäänud nüüd Valga poole pealt ja rünnakut üles võtmas. Vigurs, Siilavs. Peterson taas palliga. Ja Kriisa võtab nüüd üsna raske kolmese, aga rasked kolmesed Valmo Kriisale meeldivad ja märkamatult siis Valga meeskond on kõige 7 punkti kaugusele tulnud. Järvelainen üritab seal nüüd Ivar Svigursit ette võtta. Svigursil käed küljes, jah. Ja kohtunik Mihkel Männiste siis näeb siit viga noorele Valga lätlasest mängumehele. Ja Valga meeskonnal siis märkamatult ka 1,5-minutilise mänguaja järel on võistkondlikud vead täis, nii et iga järgmine viga tähendab siis TTÜ meeskonnale vabaviskeid ja siit see Robert Petersonile ka tuleb. Nii et Toomas Raadik saab siis proovida kätt vabaviskejoonelt täna esmakordselt. Ja Raadik on hea vabaviskaja, nagu oleme siin ka eelnevate ülekannete jooksul rääkinud. Raadik enne tänast kohtumist vabaviskejoonelt siis 84,6%, nii et pika mehe kohta igati hea näitaja. Ja paneb siit Raadik ka esimese ära. Ja suure tõenäosusega siit ka teine on sisse kukkumas, just täpselt nii läheb. Ja suurendab siis taas TTÜ eduseisu 9 punktile. Ja Kriisa taas siis Valga rünnakut seal üles võtmas. Kas Vigurs võtab nüüd Järvelainen ette? Aga Valga rünnak praegu seisab. Vigurs läheb paremale. Ja näitab see mees, et oskab ikkagi ka paremale poole minna, et ei ole ainult ühekülgset vasakule, vaid praegu ilusti vasakule poole lõpuni ja sealt paremaga vise sisse, kui Järvelainen kaotab omakorda teisel pool palli ja Svigurs taas aktsioonis kiirelt palliga üle tulemas. Tehakse seal taktikaline viga ära, Siilavs ei ole muidugi rahul, et ta sinna teisele äärele söötu ei saanud. No tegelikult oli lätlasest mängumees seal täiesti vaba ja Svigurs võib-olla tõesti oleks võinud Siilavsit seal ka näha, et praegu TTÜ ikkagi suutis selle poolkiirrünnaku maha võtta. Kuidas sulle tundub, milliseid muudatusi peatreener Seitsi tulek Valga meeskonda toonud? No kindlasti see mäng on vähe lõbusamaks läinud, ma usun, et kui enne oli ikkagi näha, et mehed tegid väljakul rohkem sellist sunnitööd, siis tundub, et sellist hasarti on rohkem ja olles kuulnud ka Valga meestelt, siis ka need trennid on vähe lõbusamad ja meestel on selline korvpalliisu nii-öelda tagasi tulnud, et ma ei usu, et ta taktikaliselt võib-olla väga palju on muutnud, aga just võib-olla selline positiivne muutus. Ja nüüd siin Valga ka vahelduseks kaotab palli, Olmre võtab kauge kahese, paneb selle mööda, Raadik on hästi lauas
aga siiski TTÜ mehed seda ründelauda kätte ei saa. Ja pall siis läheb Valga meeskonnale taas üle. Ja Kriisa siis, vanameister 43-aastane, tituleeritud Eesti koondislane, taas Valga rünnakut üles võtmas ja väga hästi nüüd mängib Kriisa ennast korvi alla välja, aga see vise läheb sealt mööda ja TTÜ saab nüüd tulla omakorda vastu. Viilub palliga, läheb seal Valga mehed vahetusse, Viilup võtab ja keskpositsiooni visker, Renato Lindmets jäi tast üsna kaugele ja Viilupil on põrgotse pealt vise täiesti olemas, nii et Viilup siis karistab sealt ära, aga Ivar Sviigursiga nüüd viimastes episoodides on TTÜ taas selgelt hädas olnud ja Sviigurs siit võtab taas TTÜ-le vea välja, nii et Sviigurs on siis jõudnud nüüd 9-minutilise mänguaega 7 punkti peale, lisaks ka 3 vahetlõiget mehel kirjas. Nii et on vaikselt ka see mees siis oma hoogu üles saamas, aga Reini Strupovits siis ka üle pika aja taas väljakul. Võtab kohe viske, kui väljakule tuli, läheb see mööda, aga Strupovits on tõesti väga hea käega mängumees. Võib-olla need viskevalikud vahest ei ole kõige paremad, aga kindlasti sellel mehel peavad TTÜ mängijad silma peal hoidma. Strupovits taas palliga. Viilub nüüd tema peal. Raadik leiab taas Strupovitsi. Võtab nüüd selge ees seal Viilupi ette ja ilusti keskpositsiooni viskega. Paneb sealt punktid kirja ja Valga taas siis 7 punkti peale tulnud. Et on Valgaga nüüd veidi oma kaitse pidama saanud. TTÜ-l on lastud sel veerandajal siis 3,5 minutiga kõigest 4 punkti visata. Akenberg kolmene. Jääb selgelt lühikseks. Sviigurs lauas kiiresti pall edasi Siilavsile, aga tõmbab lätlasest tagamängija, kes eelmisel hooajal siis esindas veel Jekapilsi ridu, on mänginud siin Eestis ka Pärnu Sadama rivistuses. Aga sel hooajal siis tõmbas selga Valga meeskonna dressi. Sviigurs palliga taas vasakule. Siilavs, kiire vise sealt 3 tagant Siilavsilt ja kõige kõrgemal on siis Raadik, täpsemalt Toomas Raadik, Rainiga seal võitlusesse mindi. Ja TTÜ nüüd taas palliga toimetamas. Järvelainen, nüüd seal võiks olla väike ebavõrdne vahetus, kus Strupovits on sinna peale jäänud. Toomas Raadikule korra välja, kohe tagasi ja Järvelainen sealt poolhaagiga lahendab ja üsna raske vise, ebastandardne, aga Järvelainen paneb selle sealt enesekindlalt ära. Siilav siis nüüd pärast Kriisa pingile minekut mängujuhi koha peal. Raadikud omavahel siis. Rain versus Toomas. Ja nüüd siis vanem sugulastest Rain Raadik jääb peale ja paneb sealt 2 punkti kirja. Viilub kiirelt nüüd korvi alla, Sööst. Kiirelt Sööst korvi alla, Peterson magas selle veidi maha, Viilupi vise läheb küll mööda, aga nüüd ründelaua olukorras jääb siis omakorda Toomas Raadik. Raadikute omavahelises võitluses peale ja kuna Valgal on võistkondlikud vead täis, siis Toomas saab taas minna vabaviskejoonele. Ja Kalev Cramo Riia Barantsi vahelises mängus on siis ka läinud teine poolaeg lahti. 2 minutit on teist poolaega mängitud ja Riia Barants on haaranud juhtohjad, nii et 1 punktiga seisuga 50-49 on siis riiakad seda kohtumist seal Kuressaares juhtimas. Ja mäng on läinud käima ka Tartus, kus siis Tartu võõrustamas leedukaid Kedanjani Veesist ja seal siis esimesed minutid alles mängitud on. Aga meil siin TTÜ on juhtimas seda kohtumist, kui esimese poole lõpuni jääb 5 minutit. Seis tabloon 42-33 ja Rain Raadik nüüd Vujovitsi vastu. Ei lähe see poolhaak, Vujovits suutis seal piisavalt keha anda, et Raadik korvist kaugemal hoida ja TTÜ nüüd palliga kiiresti üle tulemas. Akenberg saab seal Petersoni kehaga pikale ja Akenberg võtab 3 ja täna on tõesti Akenbergi päev kaugelt, 3 siis 4-3. Akenbergilt, vabandust, 5-4 lausa, nii et Kiur on täna tõesti 3 tagant head minekut näitamas. Raadik taas Vujovitsi vastu ja väga lihtsalt nüüd serblane laseb ennast endale ära keerata sealt. Nagu öeldud sai, Raadik on viimaseid kohtumisi mänginud tõusuteel. Viimases 3 mängus siis Rain Raadikult kaksiktuubel on kirja tulnud. Kohtumised siis koduväljakul Geeneliast noorteliiga vastu, võõral väljakul Tartu Ülikooli vastu ning koduväljakul Riia Barantsi vastu.
nii et jah, tundub, et Rain Raadikul on see peatreeneri vahetus küll hästi mõjunud. Täna Raadiku näitajad siis 4 punkti 1 laud seni. Midagi peab talle seal meeldima, sest see on kuidagi mängutuju on mehel nagu hoopis teine, et heas mõttes. Just täpselt, et Rain liigub seal väljakul tunduvalt energilisemalt ja kuna teisel veerandajal siis esimene time out, siis teeme ka meie siit väikse pausi. Anname jõudu julgetele, kiiretele ja pühendunutele. Alexela kliendina annad sinagi. Tere, mina olen Anni Arro ja mulle meeldib teha Itaalia toite, kuid alati eelistan ma kodumaist tooraine. Tartu Milli pasta on tehtud parimast turumlisujahust ja on vähemalt sama hea kui Itaalia oma. Pidage meeles, pasta olgu alati al dente. Et pasta olgu alati al dente. Veidi ka statistika poole pealt. Visketavus väljakult. Mõlemal võistkonnal üsna võrdne. Võib öelda ka, et üsna hea. TTÜ tabanud siis väljakult viskeid 56% täpsusega. Valgal see näitaja 53. Kolmesed siis TTÜ-l 14 visatud viske juures 57% ja Valga siis visanud kolmese tagant 3-2, nii et tunduvalt vähem kolmeseid Valga meeskond on võtnud, aga ka protsent hea 66. Ja lauavõitlus siis TTÜ juhtimas numbritega 14-10 ning pallikaotuste näitaja samuti üsna võrdne, TTÜ poolelt vaadates siis 7-6. Aga Valga taas rünnakut üles võtnud, Peterson võtab nüüd kolmese, see jääb lühikseks ja vahepeal siis väljakule tulnud Valgal ka nende uusim võõrlegionär, ameeriklane DeAndre Mathieu. Järvelainen võtab kohe Mathieu vastu keskpositsiooni viske ja paneb selle ära, nii et TTÜ eduseis siis taas kasvanud üle 10 punkti. 12 punktiga siis TTÜ on seda kohtumist juhtimas. Raadik saab ründelaua, paneb sealt mööda ja tundub, et siit tuleb viga. Kuna vead on täis, siis Rain Raadik on minemas siin vabaviskejoonele, kus ta kõige paremini neid vabaviskeid ei viska sel hooajal. Rain Raadik Eesti liigas vabaviskejoonelt siis 34,5%, nii et Rainil on viimastel aastatel nende vabavisetega probleeme olnud. 55-19 on siis need numbrid, kuidas Rain sel hooajal vabaviskejoonel on esinenud ja esimene vise siit ka ei taba, nii et kui Rain peaks teise viskama, siis selgelt oma protsenti ka parandab. Ja ei lähe ka teine, nii et Raini protsent siit veel madalamaks läheb, aga kindlasti Raadik on agressiivselt seal korvi all muidu üldjoontes mänginud ja tõesti, nagu sa ka Andri siin enne ütlesid, siis Raadik on selle uue peatreeneri tulekuga hoopis teist mängu väljakul näitamas. Ja ka täna siis on mehe liigutustest näha, et tahtmist seal korvi all mürad on ja Mathieu taas siit käe peab tõstma veamärgiks. Sander Viilup siis saab taas vabaviskejoonele minna. Rain Raadik saab ka puhkama. Renato Lindmets siis Valga meeskonnal keskmängija kohale tulemas on. Ja Kiur siis TTÜ-lt kogunud juba 15 punkti. Joonaselt 12. Teised esialgu pisut vähem. Kiur Rakkenberg jah, täna on siis eelkõige hästi kolmese joone taga tabanud, et on oma meeskonda kaptenina siin vedamas. Saame näha, kas ka võidu poole, aga praegu igatahes niimoodi minemas on, kuna TTÜ 3 minutit, kui on minna esimese poole lõpuni, siis ollakse 12 punktiga seda kohtumist juhtimas, kui Strupovitš näitab oma taas head viskekätt ja paneb siis kattest mängus seal selle keskpositsiooni viske taas ära ja nüüd vahe siis 10 punkti peal. Järvelainen kas võtab sealt Svigursi kohe ette. Enne karistas sellise haagiga ja nüüd läheb täpselt samasugusele viskele. Seekord läheb vise mööda ja tundub, et TTÜ noored mehed
teevad seal taas üsna rumala vea, mis viib siis ameeriklase DeAndre Mathieu vabaviskejoonele, kus Mathieu on täna esmakordselt. Nii et Mathieu saab siis ka vabaviskejoonelt oma näitajad kirja ja vahepeal siis pilk ka Kuressaarde, kus Kalev Cramo on teinud meile vägagi sobiva vahespurdi ja juhitakse siis kolmanda veerandaja keskel seda kohtumist numbritega 62-53 ja Vitali Ljutits on see mees, kes taas on Kalev Cramo poolelt hullu mängu tegemas. Hull mäng tähendab siis numbrites seda, et 22,5 minutilise mängu järel on mehe kontol juba 30 punkti suurepärase visketabavuse juurest 2-8-7, 3-4-4 vabavisked, samuti 4-4, et täiesti fenomenaalne mäng hetkel Valgevene koondiselt seal Kuressaares. Nii et kujutan ette, et Saaremaa korvpallisõpradel on seal täna mida vaadata. Aga meie kohtumises siin Valga on tulnud 8 punkti peale, kui 2 minutit on esimese poole ja lõpuni. Peterson, Sviigurs ja raske vise Sviigursilt. Lindmets on hästi lauas ja nüüd Koort võtab selle laua siiski tundub, et endale. Ja Peterson, rumalaid vigu tuleb siit nüüd mõlemalt poolt, saadetakse siin lihtsalt mehi vabaviskejoonel, eks meestel ja mõlemal võistkonnal on kõva tahtmine, aga siit mõlemale poole on tulnud täna väga palju neid rumalusi ja Rain Koort siis saab ka minna kätt vabaviskejoonele proovima. Ja räägib siin Valga peatreener 7 tükk aega enda, et tema ei olnud selle veaga rahul. Jah, vigu on mõlemad võistkonnad palju teinud, TTÜ-l siis juba lausa 15 viga kirjas ja Valga meeskonnale oli see juba 12. veaks, nii et tänases kohtumises tõesti on tehtud palju vigu ja on käidud ka palju vabaviskejoonel ja mõlemad võistkonnad on juba vabaviskejoonelt 12 viset saanud teele lasta. Mathieu, Peterson. Ja Peterson võtab sealt kolmese, see läheb mööda. Ja hästi võitleb nüüd pikaaegne Valga mängija sealt palli oma võistkonnale tagasi. Koort oli seal küll päris kenasti blokeerimas, aga lõpuks ikkagi Peterson sai sealt selja tagant välja. Suutis selle palli virutada ka vastu Rain Koorti veel, nii et pall siit jääb siis Valga meeskonnale. Mõlemal võistkonnal siis ilmselgelt on ka võistkondlikud vead täis, nii et tuleb olla hoolikam mõlemal võistkonnal nende vigade tegemisega. Mathieu, Peterson palliga, tagasi Mathieu'le, Strupovic. Lindmetsa kahtest mängitakse ja see sööt Lindmetsale ei lähe läbi, Järvelainen palliga. Annab Viilupile ja kas Viilup lõpetab sealt? Ja ei, siiski ei lõpeta. Tunnus, et see vise hakkas sisse kukkuma, aga siiski pall jääb ründelaua olukorrast TTÜ meeskonnale. Pajumets nüüd, Peterson tema vastas. Ja Pajumets kaotab sealt palli. Mathieu kiiresti üle tulemas ja ameeriklane näitab nüüd oma akrobaatilise võimeid, head keha valitsemist. Võtab Akenbergit sealt vea välja ning 2-1 rünnak siis Valga meeskonnale. Ja Rait Käbin tundub, et ei siiski Valga Maks ja Moorits võtab siit oma teise minutilise mõtlemispausi siin teisel veerandajal. Kristap Seits ei olnud seal siiski millegiga rahul ja tahab meestega omad jutud üle rääkida, kui minut 16 on selle esimese poole lõpuni. TTÜ edunumbrid tablool 49-41, heidame pilgu korraga veel Kuressaarde. Seal siis Kalev Cramo eduseis 6-punktiline, 65-59 ja nagu öeldud, siis Vitali Ljutits on seal päris hullu mängu tegemas. Praegu siis 31 punkti juba selle mehe arvel. Ja Riia poolelt siis Taavis Keks endiselt 16 punktiga oma meeskonna resultatiivsem. Pall on pandud mängu ka Tartus, kus Tartu Ülikool on siis võõrustamas Kedanjan ja Vežise meeskonda. Ja seal, kui on 6 minutit esimesest veerandajast mängitud, on Tartu 2-punktilises eduseisus 11-9, nii et kindlasti loodame ka Tartus sellist korralikku mängu, et Tartu meeskond ikkagi saaks selleks korduskohtumiseks, mis toimub siis Leedumaal, korraliku edu sisse, kuna teadupärast seal pidavat mängima Nivesis oma mängu vanas sellises nõukogudeaegses saalis, mis kindlasti soosib veidi kodumeeskonda ja loodame siis tõesti, et nii Tartu kui Kalev täna oma mängudes sellised korralikud edunumbrid korduskohtumisteks kätte saavad, kui siin TTÜ spordihoones on võistkonnad taas väljakule tulnud ja Mathieu siis vabaviskejoonel paneb selle ära ja tundub, et Valga nüüd jääb taas maala pressingusse ja 1-2-1-1
formatsioon on üles võetud, saame näha, kuidas TTÜ lahendab. Koort ja minnakse taas sinna träppima, Koort teeb õigesti, ei lähe sinna nurka, vaid tõmbab veidi hoo maha ja nüüd siis, aga ikkagi Valga pressing oli hea, kuna suudeti piisavalt rünnakuaega sellega surnuks lüüa ja TTÜ nüüd siis ainult 7 sekundit rünnata. Aga laseb Lindmets väga lihtsalt läbi Järvelaineni ja nii lihtsas olukorras TTÜ üks liidritest ei jäta seda palli ülevalt alla surumata, nii et hästi Valga küll mängis, ütleme, 20 sekundit rünnaku ajast, aga siis ikkagi lasti Järvelainen väga lihtsalt korvile. Strupovitš ja Järvelainen taas nüüd kaitses hästi seal vahel, suutis tulla Lindmetsale korvialuses võitluses ette ja Akenberg nüüd lahendamas sealt Koortiga kattekattes, Järvelainen, Pajumets, võtab kiire kolmese, Ivala Pajumets läheb mööda see ja Mathieu väga kõrgel lauas. Ja väga rumal viga nüüd taas Joonas Järvelainenilt. Rait Kävin hoiab ka kätega peast kinni. Et tõesti, täna seda kvaliteeti võib-olla ülemäära meil siin ei ole olnud. Et on tehtud selliseid päris palju just eelkõige selliseid rumalaid vigu väljakul ja Mathieu siis saab taas ilma suurema vaevata vabaviske joonele minna, kust esimene läheb mööda. Ja vaatame siis, kas Valga jääb taas sellesse 1-2-1-1 maala pressingu formatsiooni. Igatahes Mathieu teine vabavise kukub sisse. Ja Rait Kävin kasutab ka oma teise minutilise mõtlemisaja siin teisel veerandajal ära, kui 23,6 sekundit on jäänud mängida ja kindlasti Rait Kävin nüüd mingi konkreetse liikumise seal välja joonistab. Ja on ka huvitav nüüd jälgida, kas Valga meeskond jääb sellesse maala pressingu formatsiooni või Kristaps Seits kavaldab veidi ja läheb üle mees kaitsesse, seda saame õige pea näha. Vahepeal räägime võistkondade eelnevatest mängudest. Valga viimane kohtumine oli pühapäeval, kui mängiti koduväljakul Riia Baransiga. See kohtumine kaotati seal numbritega 79-98. Meeskond, kes siis täna on mängimas Balti liiga veerandfinaali BC Kalev Cramo vastu. TTÜ mängis oma viimase kohtumise siin koduväljakul laupäeval BC Kalev Cramo vastu. Nii et Valga ja TTÜ eelmise mängu vastased siis mõlemad täna omavahel vastakuti on minemas ja TTÜ siis viimase telemängu siin laupäeval koduväljakul BC Kalev Cramo vastu kaotas numbritega 80-108. Selles kuus TTÜ Kalev Cramoga 3 korda kohtus ning tõele au andes igal korral päris korraliku kaotuse pidi vastu võtma. Nii et Kalev Cramo TTÜ-ga sel hooajal päris korralikult vähemalt seni on sotid selgeks teinud, aga nüüd igatahes võistkonnad on taas väljakule tulnud. Valga siis tuleb väga lühikese koosseisuga, kuna ollakse kaitseformatsioonis. Ja vaatame siis, tundub, et Valga ikkagi jääb maala pressingusse, minnakse seal kahekesi peale, kui TTÜ mehed peaksid üle keskväljaku jõudma. Ja vaatame, kuidas TTÜ nüüd lahendab, võetakse hoog maha, 15 sekundit minna. Kes nüüd TTÜ pooled selle lahenduse enda peale võtab, kas on see Viilup? Ja läheb Akenbergile ikkagi see pall, mees, kes on täna kuum olnud. Akenberg võtab sealt viske, see läheb mööda, Koort on lauas ja nüüd taas ei saa just öelda, et kõige targem viga. Igatahes Rain Koort selle olukorra väga ilusti lõpuni mängis. Oli see küll äärmiselt raske vise, mida ta sealt üritas, aga Sviigurst võtab siit oma teise vea ja Rain Koort siis saab ka minna vabaviske joonele kätt proovima. Ja võib-olla veidi kiirustas nüüd Rain selle esimese viskega, igatahes mööda see läheb. 1,3 sekundit peaksid jääma ka veel Valga meeskonnale. Ja kui Koort nüüd selle teise vabaviske ära paneb, siis TTÜ eduseis kasvab 9-punktiliseks. Teine läheb samuti mööda, nii et tundub, et lõpetame poole, kui Sviigurst ülikauge vise tabab siiski vaid korvilauda. Lõpetame selle esimese poole siit TTÜ spordihoonest. TTÜ meeskonna 8-punktilise eduseisuga. Mängu algus tõotas Valgale küll päris korraliku hävingut, kui jäädi päris pikalt taha. Esimene veerandaeg siis kaotati Valga poolelt 22-34, aga Valga suutis teise veerandaja numbritega 21-17 võita. Nii et poole pausile minnakse. TTÜ meeskonna 8-punktilise eduseisus vaatame üle ka võistkondade suurimad punktitoojad. Kiur Akenbergi arvele siis esimese poolega 15 punkti. Visked kolmes joone tagant 6-4, Joonas Järvelaineni arvele kogunes 14 punkti ja TTÜ-l siis 6 meest vaid on üldse
punkte toonud Rain Koorti arvel, nendest ka kõigest 2, nii et praktiliselt 5 mängija õlul on see TTÜ meeskonna skoori tegemine täna olnud. Valga meeskond on visanud punkte ühtlasemalt, 8 meest on saanud käe valgeks, neist kõige resultatiivsem väga hästi mängu sekkunud Renato Lindmets, kelle arvel siis 10 punkti ja 4 lauapalli. Vaatame üle ka veel Balti liiga kohtumised. Tartu meeskond on seal lõpetamas esimest veerandaega, Kedainai meeskonna vastu juhitakse 5 punktiga ja Kuressaares siis, kui esimene veerandaeg on samuti kohe-kohe lõppemas, juhib PC Kalev Cramo nüüd 16 punktiga Riia Barentsi vastu, nii et loodame, et Cramo seal ikkagi esimese mänguga juba need sotid selgeks teeb ja siit poolfinaali on liikumas. Aga igatahes võistkonnad on läinud riietusruumi, oma asju arutame, teeme ka meie siit veidi pikema pausi ja siis juba põnevaks teiseks pooleks oleme tagasi. Iga koer on siin ilmas põhjusega. Südamlik koguperefilm Koeraelu mõte. Kinodes 24. veebruarist. Is it gone now? Not yet. Who is she? You know who she is, Logan. She needs help. That's right. Oh, man. Logan. Anname jõudu julgetele, kiiretele ja pühendunutele. Alexela kliendina annad sinagi. Utilitas, Eesti korvpallikoondise peasponsor. Olivett. Kõik on võimalik. Eesti korvpalli viib edasi Elme Metall. Parim ketsipood asub aadressil polsi.ee või külasta meie showroomi Tallinnas. Homsed tegijad tulevad G4S noorteliigast. Ramirent, Eesti korvpalli suurtoetaja. Homsed tegijad tulevad G4S noorteliigast. Eesti rahvusmeeskonna varustuse tarnib ja trükib aktsiaselts FIFA. Telli sisukam ja uues ajakiri Basketball. 25 euro eest terveks aastaks. Iga koer on siin ilmas põhjusega. Südamlik koguperefilm Koeraelu mõte. Kinodes 24. veebruarist. Is it gone now? Not yet. Who is she? You know who she is, Logan. She needs help. That's right. Oh, man. Logan. Anname jõudu julgetele, kiiretele ja pühendunutele. Alexela kliendina annad sinagi.
iga koer on siin ilmas põhjusega. Südamlik koguperefilm Koeraelu mõte. Kinodes 24. veebruarist. They're gone now. Not yet. Who is she? You know who she is, Logan. She needs help. That's right. Oh, man. Logan. Anname jõudu julgetele, kiiretele ja pühendunutele. Alexela kliendina annad sinagi. Utilitas, Eesti korvpallikoondise peasponsor. Eesti korvpalli viib edasi Elme Metall. Eesti rahvusmeeskonna varustuse tarnib ja trükib aktsiaselts FIFA. Ramirent, Eesti korvpalli suurtoetaja. Olibet. Kõik on võimalik. Eesti eest. Võidu eest. Sõidu eest. Toyota on Eesti korvpalli eest väljas. Toyota. Always a better way. Eesti korvpalli viib edasi Elme Metall. Tere, mina olen Anni Arro ja mulle meeldib teha Itaalia toite, kuid alati eelistan ma kodumaist toorainet. Tartu Milli pasta on tehtud parimast turumlisujahust ja on vähemalt sama hea kui Itaalia oma. Pidage meeles, pasta olgu alati al dente. Et pasta olgu alati al dente. No nii, tere tulemast tagasi kõikidele Delfi TV korvpallisõpradele siia TTÜ spordihoonesse, kus siis üsna pea on käima minemas teine poolaeg Alexela korvpalli meistriliiga põhiturniiri kohtumisest, kus siis TTÜ korvpalliklubi koduvõistkonnana on endale külla toonud siia Valga meeskonna. Esimene poolaeg enamuses sujus TTÜ domineerimisel. Poolaeg lõppes numbritega 51-43. TTÜ alustas väga hästi seda mängu esimese veerandajaga, tulistate lausa 34 punkti. Nii et esimest poolaega selgelt TTÜ domineeris. Andri, vaatsid siin ka seda statistikat, mis sulle sealt võib-olla enim esimese poole aga silma jäi? No ega siin need numbrid nii väga erinevad iseenesest ei ole, et ilmselt see esimene veerand oli Valgale väga valus just, et selline passiivse võitu kaitse natukene, et edasi koguti ennast, praegu võitlust on, teine veerand oli üsnagi võrdne minu meelest. Et ilmselt raske öelda, et siin mäng tehtud on, et siin kindlasti Valga ilmselt tuleb mängu tagasi. Ma usun küll. Sest tõesti 8 punkti, mis meil siin tabloolt see vahe vastu vaatab tänapäeva korvpallis, nagu kõik korvpallispetsialistid teavad, see ei ole mingi vahe, nii et ilmselt Valgasid ka väga korralikult on seda kolmandat veerandaega loodet mänguhuvides mängima tulemas ja TTÜ siis omakorda peab ka olema väga hästi valmis, nii et saame näha, kuidas see teine poolaeg meil siin lahti hargnema hakkab, kui väljakule on tulnud siis võistkonnad koosseisus TTÜ oma põhiviisikuga Viilup, Olmre, Akenberg, Järvelainen, Raadik ja Valga siis viimasel hetkel siin Vigurs kutsutakse veel pingile, nii et Lindmets alustab teist poolega Valga särgis, lisaks Raadik, ameeriklane Mathieu, Valmo Kriisa siis teise poole alguseks kohe väljakule toodud ja ka Robert Peterson kohe teise poole alguses väljakul ja Peterson eksib seal kohe sööduga ja Olmre lahendab siit kiirrünnaku, Mathieu küll hirmsooga tuli sealt veel tagant, aga jäi selgelt hiljaks ja lihtne korv siit siis TTÜ-le kohe teise poole alguseks. Lindmets Kriisaga käest kätte mängivad.
Kriisa leiab Raadiku, Raadik sealt kolmest ei võta, Mathieu tundub, et eemalt see mees väga viset ei taha võtta. Praegu Viilup küll ta selgelt eemal oli, eks Rait Käbinil kindlasti on ka eelmise mängu videomaterjal olemas ja see scouting on Mathieu kohta tehtud, nii et tundub, et eemalt kõige ohtlikum mees Deandre Mathieu ei ole. Aga TTÜ siis taas ründamas, Olmre. Kas võtab sealt Petersoni ette, kes positsiooni vise ja Sten Olmre on hästi seda teist poolega alustanud, 4 punkti järjest nüüd TTÜ liidrilt. Nii et TTÜ on taas siis 12 punktiga ette rebinud. Mathieu nüüd taas Kriisale jätab. Raadiku kattekatest mängitakse, kas Kriisa läheb lõpuni ja väga lihtsalt lastakse nüüd Valga vanameister läbi ja sealt Kriisal ei ole mingit probleemi, et Valga esimesed punktid siin teise poole alguses tuua. Viilup, Raadik, Akenberg, kattekatest mängitakse. Akenberg võtab kolmese hästi, esimesel poolel kolmeseid Akenberg tabas, nüüd teisel poolel esimene vise läheb mööda ja Mathieu kiiresti palliga üle tulemas. Kriisa kolmes taga. See peaks olema Kriisa koht, aga sealt Valmo Kriisa eksib, Viilup on pikali maas. Tundub, et mees on seal mingi obaduse saanud. Hoiab seal pöidlast kinni. Loodame, et noore mängijaga nüüd midagi hullu siin ei ole juhtunud, kuna teadupärast ju TTÜ võib öelda, et põhimängujuht Sander Saare on juba põljavigastusega väljas. On tänast kohtumist pingilt siis jälgimas, lisaks ka Reni Alvin Kuimet on TTÜ pooled hüppeliigese vigastusega väljas, nii et Sander Viilupi kaotamine oleks ka TTÜ-le kindlasti väga kõva hoop, aga tundub, et Viilupiga midagi hullu ei juhtunud ja saab mängu jätkata, kui Toomas Raadik paneb teiselt poolt kolmes ära. Rain Raadik jäi seal võib-olla veidi kaugele ja sugulane Toomas siis kohe karistas. Viilup on sõdur ja raputab kätte, mängib edasi. Ja Paide mees siis eelmisel hooajal mängis Audentese meeskonnas, lõpetas ka kevadel seal Audentese spordigümnaasiumi ja tuli siis sel suvel üle siia TTÜ-sse, kus asus ka ülikoolis õppima ja Rait Käbin siis hindas mehe taset piisavaks, et võtta siis ka mees korvpallimeeskonda. Mathieu ja tõesti pakutakse Mathieu'le viset, tundub, et ei ole kõige kõvem viskemees see, aga tõesti väga kiire ja terav. Nii et korvile selgelt ohtlik. Kriisa võtab nüüd kolmese üle Viilupi käe ja Valmo Kriisa siis ka hästi seda teist poolega alustanud. Kiirelt nüüd 5 punkti Kriisa siin toonud ja Valmo Kriisa arvelt siis täna 8 punkti, nii et igati sümpaatne kohtumine seni. Valga vanameistrilt Raadik Raadiku vastu taas kord ja Rain Raadik tõstab seal veamärgiks käe. Rain Raadikule on see 3. viga, Toomas Raadikul samuti 3 viga. Toomas Raadik siis tegi kõik oma 3 viga mängu esimesel 3 minutil. Kui Olmre läheb siit paremalt poolt nüüd lõpuni ja tundub, et ka Sten Olmre on nüüd oma mänguvankri siin käima saanud ja TTÜ-le siis teisel poole all siin 6 punkti nüüd järjest Olmre on toonud. Kriisa Raadiku kattekatest, Toomas Raadik astub välja, minnakse 8 peale. Kriisa tuleb selle surve alt välja ja kas läheb nüüd ise lõpuni? Ei, leiab Petersoni nurgast. Peterson annab Mathieu'le edasi. Mathieu. Halb otsus. Ja ütleme nii, et Peterson, kuigi lõpeb kõik Valgale hästi, Lindmets paneb sealt oma poolt kolmese, aga võib-olla Peterson oleks võinud ise selle kolmese sealt nurgast võtta, kuna nagu me oleme aru saanud, siis Mathieu ei ole kõige kõvem viskemees. Aga jah, kõik Valgale siis õnnelikult lõpeb. Olmre ja sööduga leiab Järvelainen ja hästi nüüd 2 TTÜ selle hooaja liidrit mängivad omavahel kokku ja siit siis taas TTÜ-le punkte juurde ja tõesti suureskooriline on see mäng. Need TTÜ ja võib öelda, et ka Valga mängud kipuvad minema päris suureskooriliseks. Ja siin ka siis, kui kolmandat veerandaega on 6.33 veel mängida, siis TTÜ-l juba 62 punkti tablool kirjas ja ka Valga siin on päris korraliku rütmiga läinud, 51 ka neil kirjas. Vaatame vahepeal ka pilgu Kuressaarde, seal on 6 minutit jäänud seda kohtumist Balti liiga veerandfinaali mängida. Kalev Cramo on päris soliidses 17-punktilises eduseisus ja minu kõrval Andri siin tõmbab kerge muige näole, kuna Vitali Ljutits on kogunud juba 43 punkti 32 mänguminutiga, nii et pöörast mängu Valgevene koondisena on tegemas. Visked väljakul Ljutitsil 13-12, aga tuleme tagasi siia TTÜ spordihoonesse, kus Akenberg paneb üsna riskantse söödu sinna Raadikule korvi alla ja Kanberg saab sinna näpud vahele ning TTÜ saab siis oma rünnakut jätkata, aga jah, Vitali Ljutit siis on tegemas selle hooaja ühte kõvemat sooritust üldse siin Eesti klubide eest. Kui Sten Olmre siin Rapla vastu pani 37 punkti, siis
siis Ljutits on tegemas täna veel kõvemat mängu, aga Kiur Akenberg on täna kolmese joone tagant olnud väga hea, nagu olen siin mitmel korral ka maininud. Nüüd Kiurilt siis kaare tagant 8-5, nii et TTÜ meeskonna kapteni arvel 18 punkti ja Olmre võtab nüüd Kriisalt palli ära ja paneb siit, ei pane ta mitte midagi. Võtab kõigest 2 vaba viset Valmo Kriisalt välja ja Valmo Kriisa nüüd ei ole kohtunike tööga siin rahul. Aga Sten Olmre läheb siit vabaviske joonele ja Olmre arvel ka siis nüüd teise poolaja algusega on 13 punkti kirjas, on hästi selgelt TTÜ tagamängija seda teist poolaega alustanud ja võib öelda, et võib-olla Olmre siin tegi kogemustega ära Kriisale, et see oli selline veteran move. Jah, et Olmre jäi rahulikuks ja Kriisa hakkas siin veidi kohtunikega seletama. Olmre selle peale õige pisut muigas ja paneb siit nagu naelu seina ka need vabavisked, nii et TTÜ on nüüd taas saanud päris korraliku edu sisse, 69-51 on tablanumbrid ja TTÜ siis kolmanda veerandi keskpaigal on 16 punktilise eduseisu sisse saanud, et siin tablood ka veidi korrigeeritakse. Pandi liialt rutakalt siin TTÜ-le punkte juurde, aga Rain Raadik teiselt poolt korvi alt toob omakorda 2 lihtsat punkti Valgali juurde ja Raadiku arvel siis tänasel kohtumisel 15 minutiga 8 punkti ja 3 lauapalli, nii et ka Raadikult korralik mäng. Akenberg nüüd Valga mängijad peavad Akenbergil lähemal olema, kuna mees on täna hästi pommitanud, nüüd läheb Akenbergi kolmene küll mööda. Mathieu küsib palli enda kätte. Taas Kanbergsile. Lindmets küsib seal Järvelaineni vesti, Järvelainen hästi on seal nüüd Lindmetsal ees, ei lase sinna palli saada. Mathieu taas pälliga. Kriisa tuleb ka kindlasti kätt hoida. Ja Olmre nüüd tõstab käe üles, lõi seal Kriisale vastu käsi. Ja siit Olmrele lausa 4. viga, nii et kindlasti ei olnud hea viga, sest Sten Olmre poolt üsna lihtsas olukorras, kus korvile tegelikult mingit ohtu ei olnud. Aga Rait Käbin rahustab veidi nii võistkonda kui Olmret, et mees oma 5. viga ära ei teeks. Ja kuna tegu on siis teise poole esimese time-oudiga, siis lähme ka meie väiksele pausile. Anname jõudu julgetele, kiiretele ja pühendunutele. Alexela kliendina annad sinagi. Utilitas, Eesti korvpallikoondise peasponsor. Olivett, kõik on võimalik. Kuuskümmend 7-53 on numbrid tablool, kui siis Rait Kävin kasutas esimest minutilist mõttepausi siin teisel poolajal. Valga meeskond tegi nüüd siin time-outil ka mõned vahetused. Reini Strupovitš ja Sandis Siilavs tulid väljakule ja Valga saab siis siit oma rünnakut üles võtmas. Raadik nüüd kõvasti pukslemas seal Vujovitsi vastu. Vujovits üsna hästi seekord seisab, sunnib Raadiku minema raskele viskele ja siit praegu siis serblane jäi selles vastasseisus peale. Ja TTÜ siis tulemas rünnakule, kui 4,5 minutit on selle kolmanda veerandaja lõpuni. Akenberg kindlasti peab nüüd ka korvi rohkem ründama, kuna Valga mehed on tal üsna lähedal ja Vujovits nüüd näitab, nagu ka enne ütlesin, et on sellel mehel 3 punkti vise olemas. Oli ka veidi õnne siin muidugi, et see pall sisse kukkus, aga jah, Vujovits siis paneb siit 3 punkti taas TTÜ-le juurde ja Kanbergs teeb nüüd seda, mida ta sel hooajal on siin väga palju Eesti liigas näidanud, ehk siis tuleb sellele pallile vastu, aga siis kasutab tagaukse lõiget ja Kanbergsil tõesti selline leivanumber see on ja selle pealt ta siin liigas on väga palju punkte võtnud, aga siin juba samal ajal Sander Viilup tuleb kiirelt palliga üle ja Renato Lindmets siis peab veamärgiks käe tõstma ja Sander Viilup saab vabaviske joonele kätt proovima minna, kus ta teadupärast täna hästi visanud tegelikult ei ole, 5-2 kõigest Viilupil täna vabaviske joonelt, nii et kindlasti Viilup siit oma protsenti parandada tahab.
ja esimene ka tabab. Vaatame üle Viilupi selle hooaja protsendi. See sai ka enne mängu ära öeldud. 89,8, nii et enda kohta siis Sander Viilup täna üsna kehvasti vabaviskejoonelt on tabanud. Aga siit paneb kahest üks paneb. Ei kuku see pall siiski sisse ja Viilup siis täna vabaviskejoonelt 7-3 kõigest. Aga TTÜ on 16 punktiga seda kohtumist ikkagi juhtimas. Kui Silavs palliga. Strupovitš. Vujovic nüüd hoiab kätt, see on teada, et see mees on viskelohtik ja ei saa sellelt mehed kaugele jääda. Ja hästi nüüd Vujovic jalgadest liigub ja Järvelainen väga ennast salgavalt hüppab ka sinna palli peale, nii et hea võitlus TTÜ poolelt eelkõige siis Järvelainenilt. Saab mees ka Rait Käbinilt plaksu ja pingile puhkama ja tema asemel siis 3 veaga Toomas Raadik väljakule. Ja üsna ühtlaselt on TTÜ põhiviisid punkte toonud. Viilupil on natukene vähem, aga teised on kõik siin visanud ikka 11. Just, et TTÜ senise hooaja võib-olla 2 kõige kõvemat liidrit, Olmre, Järvelainen, täna nende arvel 15-16 ja sellised teised 2 liidrit, Raadik ja Akenberg samuti väga hea mängu teinud. Akenbergi arvel siis 18 ja Raadiku arvel 10, nii et tõesti TTÜ 4 sellist liidrit, kui nii võib öelda, on kõik oma täna ära teinud, 2-kohalise punktiarvu juba kätte saanud. Sander Viilupilt on tulnud siis 7 punkti lisaks, Rain Kortilt 2 ja Nikola Vujovicilt 3 ja see tähendab siis kokku 71 punkti, kui Reini Strupovitš saab pingile puhkama ja Valmo Kriisa siis väljakule ja ka Raadik sai pingile ja Ivar Sviigurs siis väljakule, kes ka esimesel poolel mingitel hetkedel väga hästi mängis, aga Viilup paneb siit nüüd Raadiku söödust ka endale 2-kohalise punktiarvu kirja, nii et kogu TTÜ põhiviisiks siis visanud 2-kohalise arvu punkte, kui Siilavsil lastakse nüüd väga lihtsalt tegelikult vastu panna, aga Siilavs ei ole sel hooajal väga hästi kaugelt tabanud, arvestades, et tegelikult on tegu väga hea viskekäega mehega. Aga siin TTÜ mehed veidi puterdavad ja tundub, et rünnakuõigus jääb siiski Valga meeskonnale. Lindmets. Siilavs uuesti palliga, Kriisa tuleb sealt nüüd katte pealt üles. Ei võta kohe seda viset, ründab korvis Viigurs. Ja seal Akenberg luges selle söödu vahelt. Vanbergs oli seal jalad maas ilusti ootamas, et saaks seal kohe palli saades peale laadida ja Olmre sai üsna vähe nüüd seal pingil olla. Tuleb Viilupi asemel uuesti väljakule ja Olmre peab nüüd kindlasti kaitses jälgima, et rumalalt oma 5. viga ära ei teeks. Siilavs. Otsitakse Sviigursi taga, Akenberg taas hästi vahel. Ja nüüd meeskonna kapten ka palliga üle tulemas. Koort. Raadik. 10 sekundit rünnata nüüd TTÜ. Raadik võtab selge Sviigursi ette väga hästi ja nüüd leiab Vujovitši veel sealt nurgast. Ja Vujovitš tänab kaaslast, annab Raadikule resultatiivse söödu, paneb 3 kirja ja TTÜ on nüüd tõesti üsna püüdmatusse kaugusesse läinud Valga eest. Numbrid tablool 77-55, kui 2 minutit ja veidi peale on seda kolmandat veerandaega mängitud. Ja TTÜ nüüd tõesti on edu sisse saanud. Vaatame üle ka Balti liiga kohtumised. Kuressaares hakkab mäng läbi saama. Peetsa Kalev Cramo Vitali Ljutitsi hiilgemängu toel on siis seda kohtumist minut 13 enne lõppu juhtimas numbritega 97-81. Valgevene koondised täna siis 44 punkti, lisaks 7 lauapalli, nii et võistkonna 97 punktist 44 lausa on Vitali Ljutitsi arvel. Pilgud ka Tartusse, kus on lõppenud esimene poolaeg ja Tartu on selle võib-olla mõneti üllatuslikult kaotanud 1 punktiga. Numbrid tablood seal 44-43 Kedainai Nevesise poolt vaadatuna ja Tartu meeskonna uus täiendus Konate siis esimesel poole ajal väljakul 9-20 ja sellelt mehelt siis debüüdil esimese poolega 5 punkti, 2 lauapalli. Saame siis näha, kuidas ka see mees Tartu mängujoonisesse sisse elab. Igatahes Nevesise poolelt siis vanad tuttavad Pärnu leegionär Petri Levitsus 12 punkti ja Tartu oma eks-võõrleegionär Karolis Petrukonis 10 punkti. Aga tuleme tagasi siia TTÜ-sse, kus siis TTÜ on haaranud taas korraliku eduseisu 77-55. Ja hästi taas nüüd Akenberg. Akenberg on käed ilusti kaitses nüüd vahele saanud ja mees mängib tõesti täna
väga agressiivselt. Olmre palliga. Koort. Akenberg tuleb nüüd taas pallile üles vastu. Kas võtab sealt kohe ka ette? Ja hästi nüüd sellise pausi momendiga petab Siilapsi ära ja võtab sealt Siilapsilt ka vea välja. Valga meeskonnal veel võistkondlikud vead täis ei ole. See siis Valgale 4. võistkondlikuks veaks. Nii et see tähendab, et TTÜ jätkab rünnakut küljeaudist. Ja TTÜ-ga muidugi teeb siin mitu vahetust Joonas Järvelainen ja Sander Viilup siis väljakule ja Raadik läheb nüüd lõpuni ja Peterson teeb sealt vea ära, nii et Toomas Raadik siis tänases mängus juba 3. korda saab minna vabaviskejoonele. Ja Viljar Veski tõuseb Valga vahetusmängijate pingilt. Saab siis ka täna oma esimesed minutid kirja. Viljar Veski, kes sel hooajal tegelikult ikkagi on päris korralikult Valga meeskonna poolelt mängida saanud, aga jah, võib-olla tõesti selle peatreeneri vahetusega ja Juri Sumbraško lahkumisega Kristaps Zeits ei ole Viljar Veskit nii palju mängu usaldunud ja Rain Raadik on siis pigem mänginud seda keskmängija kohta või siis Renato Lindmets. Aga Raadik paneb siit taas naelad seina. Vabaviskejoonelt Raadikult täna 6-6 ja TTÜ on siis 24-punktilises eduseisus, kui 1,5 minutit 3. veerandi lõpuni. Peterson. Number 52, Joonas Järvelainen, 3. viga. Ja nüüd Veski ja Kriisa ei mõista 11. Ja see pall maandub siis audis, nii et TTÜ saab taas proovida oma eduseisu suurendada. Järvelainen, Raadik, võtab Veski sealt kohe ette. Veski paneb tagasi Järvelainen, annab uuesti Järvelainen tagasi, annab märku, et võtta Veski ette, et võib-olla Veski on värskelt väljakule tulnud veel, jalad külmad. Raadiku ise läheb siiski mööda, Kriisa kiire 3. See ei ole tabav, Peterson on küll hästi ründelauda minemas, aga Toomas Raadik kontrollib selle lauapalli ära, kui viimane minut 3. veerandajast on käima läinud. Viilup, Raadik, käest kätte Pajumetsaga. Hästi leiab Pajumets nüüd Raadiku, Raadik võib-olla ei lõpeta seda viset kõige paremini. Oli tõesti hea sööt Pajumetsalt sinna, Kriisa taas laeb 3,5 kiirest peale ja Valmo Kriisa viimased 3 ei ole nüüd kõige tabavamad olnud. Muidu Kriisa enne neid 3 täna hästi visanud, nüüd siis 5-2, enne neid 2 kiiret 3 oli 3-2, nii et aga samas ka TTÜ eksib, Sviigurs nüüd Eurostepiga üritab lahendada, aga Raadik seal hästi seisab, Pajumets omakorda kaotab kohe vastu palju, Kriisa võtab juba 3. 3 nüüd lühikese ajaga, läheb ka see mööda, Sviigurs on lauas, Kriisa taas aktsioonis ja nüüd 2+1 olukord Valmo Kriisale ja Rait Käbin oma mehe Ivalo Pajumetsa tegemisega ei ole absoluutselt rahul. Tõesti väga valus pallikaotus nüüd Pajumetsalt siin keskjoone lähistelt ja Valga meeskond sellega 2+1 rünnakuga koheselt ära karistab. Ja Kriisa paneb ka vabaviske ära, nii et Valga kaotusseis siis 21 punkti, kui 2 sekundit veel minna. Viilup võtab 3, ei lähe see ja seis jääb siis 79-58. TTÜ on minemas 4. veerandajale vastu 21-punktilises eduseisus ja paneme meie siit veel väikse reklaamipausi teele ja siis juba 4. veerandaja alguseks tagasi. Iga koer on siin ilmas põhjusega. Südamlik koguperefilm Koeraelu mõte. Kinodes 24. veebruarist. Newton's a gun now. Not yet. Who is she? You know who she is, Logan. She needs help. That's right. Oh, man. Logan. Taas tagasi TTÜ spordihoones, kus siis ollakse vastu minemas 4. veerandajale. TTÜ meeskonna eduseisus numbritega 79-58. Piilume veidi ka statistikasse, nagu öeldud, TTÜ põhiviisikul kõikidel mängijatel 2-kohaline punktiarv koos. Neist resultatiivseim võistkonna kapten
Kiu Rakenberg 18 punktiga. Kolmesed siis täna Pärnu mehel 9-5. Lisaks kirjas 4 resultatiivset söötu. Ja Valga pooled siis kõige resultatiivsem täna 20 mänguminutiga Renato Lindmets. Temal kirjas 13 punkti, 6 lauapalli. Ja Valmo Kriisa siis samuti Valga poolelt 2-kohalise punkti arvu kirja saanud. Pärast seda kolmanda veerandi ja lõpu 2+1 rünnakut. Kriisal kirjas 11 punkti. Aga võistkonnad on neljanda veerandi alguseks väljakule tulnud. Valga alustab koosseisus Valmo Kriisa, Robert Peterson, Kristaps Kahnbergs, Ivar Svigurs, Viljar Veski ja TTÜ siis oma tavapärase algviisikuga Viilup, Olmre, Akenberg, Järvelainen ning Toomas Raadik. Nii et saame näha, kas Valga suudab nüüd selle 10 minutiga selle 21-punktilise kaotusseisu tasa mängida. Eks neil kindlasti raske saab olema, aga siit vähemalt algus on tehtud, kui Kristaps Kahnbergs murrab teravalt korvi alla välja ja sealt võtab Sander Viilupi vastu 4. vea välja ja Kahnberg siis saab täna minna esmakordselt vabaviskejoonele. Ja Kristaps Kahnberg siis teist hooaega Valga meeskonnas mängimas, keskmiselt 24,8 minutit Eesti liigas väljakul, 8,2 punkti ning 4,0 lauapalli, nii et Kahnbergs ka selline soliidne mängumees siin Valga meeskonnas on. Kindlasti üks kogenenumaid, TTÜ juba siin rünnakul, Järvelainen nüüd Veski vastu jäänud, seal võiks olla kiirus ülekaal. Järvelainen jääb kolmese peale, see läheb mööda ja Valmo Kriisa nopib lauapalli. No, kui Valga nüüd samas tempos jätkaks, siis tekiks siin mängu lõpus võib-olla veel varianti. Kahnbergs võtab kolmes ja see läheb ja Rait Kävin veel ei võta time-out'i, kui Valga on nüüd vähendanud kaotusseisu 16 punktile. Valga on seda neljandat veerandaga nüüd paremini alustanud. Viilup võtab hoo maha veidi, mängitakse pikemat rünnakut. Ja Valga nüüd teisel poolel seda maala pressingu ja maala varianti enam ei ole kasutanud. Raadik nüüd eksib korvi alt. Aga pall jääb siiski TTÜ meeskonnale. Ja Veski ja peatreener Seits seal omavahel midagi on arutamas ja ei ole Seits praegu Veski tegutsemisega rahul. Kriisa nüüd kogemuste pealt lööb tagant Viilupilt selle palli ära ja Rait Kävin nüüd paneb käed time-out'i märgiks kokku. Nii et Valga meeskond on seda neljandat veerandaega väga hästi alustanud, 7-0 kõigest 1 minutiga, nii et sellise tempo juures Valga selgelt on TTÜ-le järgi jõudmas, aga meie siit teeme veel ühe väikse pausi. Anname jõudu julgetele, kiiretele ja pühendunutele. Alexela kliendina annad sinagi. Telli sisukam ja uues 6 ajakiri Basketball. 25 € eest terveks aastaks. Vahepeal on lõppenud ka Balti liiga veerandfinaal kohtumine Kuressaares, kus siis kodumeeskonnana Kuressaares mängib PC Kalev Cramo on võtnud esimeses kohtumises üsna kindla võidu Riia Barnotsi vastu, numbrid seal tabloolt 181 ja olgu siis kõigile öeldud, et sellest Kalev Cramo 100 punktist koguni 47 läksid täna Valgevene koondislase Vitali Ljutitsi arvel, nii et hull mäng sealt Valgevene mehelt täna tuli, visked väljakult 17-13, nii et Kalev Cramo saab päris soliidse edu teiseks mänguks Riia meeskonnalt kätte, nii et jääme siis kõik ootama teist kohtumist Riias, mis peetakse ka siin üsna pea, kui Viilup paneb TTÜ poolelt 2 kirja ja avab siis ka TTÜ mänguskoori sel neljandal veerandajal. Ja Viilup saatsid ka veel palli vahelt, leiab Akenbergi, sööt läheb vähe pikaks, aga tundub, et suudab Akenberg ikkagi palli kontrollida. Ja siit nüüd kohtunik Mihkel Männiste vilistab
Kristaps Kanbergsile. Vea. Kristaps Kanberg siis nagu öeldud, eelmine hooaeg mängis Valga meeskonnas ja enne seda siis oli mees Ventspilsi meeskonnas, kus võib-olla kõige rohkem mänguaega küll ei teeninud. Aga see, et sind võetakse ikkagi Läti ühte tippmeeskonda, mingil määral mehe taset näitab. Järvelaine nüüd saab selle palli kätte, kõva pudru ja kapsad siin väljakul nüüd on toimumas. Raadik on kõige kõrgemal lauas ja Peterson ei jää mehel seal muud üle, kui Raadik veaga maha võtta. Ja Toomas Raadik siis saab taas vabaviskejoonele minna. Aga jah, Kalev Cramo siis 19-punktilise eduga Riiga seda teist veerandfinaalkohtumist mängima läheb ja mis sa arvad, Andri? On see piisav? Ma loodan, et Riia Barons on selline ebamugav meeskond. Kõik võivad visata, viskavad kiiresti peale. Aga Kalevil peaks nii palju klassi olema, et järgmine mäng umbes võrdselt mängida. Jah, Barons siis sel hooajal koduplatsil on korraga Ventspilsi meeskonda üllatunud, seal 1-punktiline võit Ventspilsi üle võeti, nii et kodus see meeskond hästi mängib, aga teadupärast Rapla Avis võitis neid Balti liiga põhiturniiril alagrupis võõrsil lisaajal, nii et kindlasti annab nende meestega seal võõrsil ka ilusti mängida, nii et loodame ikkagi meie, et Kalev Cramo siit veerandfinaalist edasi läheb ja poolfinaalis siis peaks vastu tulema edu korral kas siis Valmiera või Brenai Vitautas, aga Brenai seal esimese mängu 30-ga võitis, nii et tundub, et leedukad sealt on poolfinaali liikumas, aga saame näha. Keskendume meie siin nii kaua Alexela korvpalli meistriliigale ja kui 7 minutit 17 sekundit on siin TTÜ spordijoones veel mängida, siis TTÜ on 18-punktilises eduseisus. Valga siin 4. veerandi alguses küll lähemale hakkas tulema, aga nüüd on ka TTÜ saanud 4 punkti järjest, nii et on siin veidi rahu maa peale saabunud. Ja Valga meeskonna meeste nägudelt pingil küll erilist optimismi ei paista, et siit täna võitu võiks loota. Aga saame näha, Veski võtab nüüd viske. Täna esimese ja Viljar Veski näitab, et võib-olla oleks võinud teda varem väljakule panna. Paneb siit igatahes kauge kahes ära. Ja nüüd taas Valga selle maala pressinguga on mängimas. Akenberg palliga TTÜ nüüd rahustab. Neil ei ole kiiret. Mängivad pikemat rünnakut. 2 pikka kutsub Olmre üles. Ja Veskile viga hoiab seal Raadikut veidi kinni. Aga Valgale see alles 3. võistkondlikuks veaks. Nii et vabaviskeid siit TTÜ meeskonnale veel ei järgne. Saab võistkonna kapten Akenberg palli mängu panna küljejoonelt. Raadik võtab Veski vastu 3, see läheb mööda. Ja Valga siis Kanbergsi juhtimisel väljakule tulemas. Svigurs, taas Kanbergs. Valga nüüd vähe pikemalt kombineerib. Ja Viilup saab taas selle palli vahelt. Ja TTÜ-l ilmselt siin kiiret ei ole ja võetakse tempo maha. Aga ja Valga leegionär, värskeim leegionär siis Andre Mathieu täna väljakul viibinud 14,5 minutit, põhiviisikus seda mängu alustas. Väga suurt muljet ei ole jätnud, 8 punkti mehe arvel, 50-10-2, 3 lauapalli. Aga kindlasti Valgale iga mees praegu ära kulub. Ja saame näha, eks kindlasti kulub veidi ka sisseelamiseks sellel mehel. Ja selle hooaja TTÜ mäng on kuidagi nende liidrite Olmre ja Järveläise nägu. Selline rõõmus ja loominguline korvpall. Et mis on nagu selle taga, et Olmre ja Järveläine nii hästi mängivad selle hooajal? No ma arvan, et tundes ka veidi Rait Kävinit, siis Raidu stiil on selline, et ta väga suuri piiranguid mängijatele ei pane, et üsna selline raamidest väljas korvpall. Ma usun, et see sobib ideaalselt mõlemale mängijale. Teadupärast Järvelainenile ei meeldi väga raamides olla, meeldib teha selliseid ebastandardseid asju, samamoodi Olmre tahab saada üsna palju vabadust ja ma arvan, et see tegelikult on mõlemale mehele nagu kasuks tulnud selle hooajal. Olmerest on räägitud, et ta füüsis vajaks järgi aitamist ja see oleks justkui paremaks läinud. Ja kindlasti, et teadupärast Sten Olmre tegi suvel korraliku jõudsükli siin läbi ja see on kaasa aidanud, seda on näha nii ründe kui kaitsemängus, aga ma usun, et mees ka ise teab, et on veel pikk tee minna ja õnneks selles suhtes Olmre on 2 jalaga maa peal, et on valmis endaga igati tööd tegema.
sel suvel jälle ja siis ilmselt välismaa ootab juba. Jah, eks paistab, et siin ka koondis on suvel tulemas. Usun, et arvestades tänavust hooaega, siis Olmre seal kandidaat ilmselgelt peaks olema. Saame näha, mida mees ise otsustab, et see on juba mehe enda kätes selles suhtes. Aga jah, tõesti, nagu sa ütlesid, Järvelainen ja Olmre on sel hooajal seda TTÜ mänguvankrit peamiselt vedanud, kindlasti ka kapten Akenberg ja Toomas Raadik on sinna suure panuse andnud, et ei saa ka nende panust alla hinnata ja siis noored mehed, Viilup Koort, Pajumets, Kuimet ja teised siis aitavad nii palju kaasa, kui vähegi oskused ja jõud tänasel päeval lubavad, aga Mathieu on vahepeal väljakule tulnud, purjetab oma kiirusega sinna korvi alla ja saab siit siis lühike ameeriklasest tagamängija 2 vabaviset kätte. Number 12 Rain Koort, esimene viga. TTÜ meeskonnale oli see 4. Ja Koort võtab siit ka esimese vea. TTÜ meeskonnale 4. viga, ütleb sekretäriaat. Aga TTÜ eduseis on siiski üsna soliidne. Kui Mathieu peaks nüüd selle teise vabaviske samuti tabama, see sisse ei lähe, nii et aga võtab Mathieu sealt ründelaua Toomas Raadiku näppude vahelt ära, et seda need Ameerika mehed oskavad, et käed on neil kiired ja Raadik seal võib-olla veidi magama jäi, igatahes Valga on nüüd 15 punkti peale tulnud, aga TTÜ taas ei kiirusta, ei ole ka selleks mingit pointi. Võetakse siin rahulik rünnak üles. Koort, Akenberg nüüd seal võiks selgest teha, Mathieu on selgelt füüsiliselt Akenbergist nõrgem ja Akenberg saab sellest ka ise väga hästi aru, veidi küll palliga puterdab, aga siiski Akenberg toob siit 2 punkti taas TTÜ-le juurde ja Kiur Akenberg siis täna esimene mees, kes ületab 20 punkti piiri ja Valgal nüüd 2 meest jäävad seal vigasena maha. Nii Sviigurs kui Mathieu on mõlemad veidi haiget saanud. Kohtunikud peatavad ka mängu kinni. Nende asemel Rain Raadik ja Renis Strupovitš on mängu sekkumas. Mathieu muidugi vaatab siin ka treeneri poole, et miks sa mind välja võtad. Et ma ju alles sain väljakule, aga Seits ikkagi hindas neid vigastada saamisi piisavalt tõsiseks ja toob uued mehed väljakule. Kui 5 minutit on seda kohtumist siin TTÜ spordihoones veel mängida, numbrid tablool TTÜ poolelt vaadates 87-70, nii et TTÜ on kirjutamas siit endale turniiritabelisse 12. võitu ja Valgale oleks see siis 18. kaotuseks sel hooajal ja võistkonnad enne tänast siis asuvad turniiritabelis vastavalt TTÜ 4. real ja Valga meeskond 7. real, aga ärme rutta sündmustest ette. Renis Strupovitš värskelt väljakule tulnuna paneb siit 3 silma veel Valgale kirja, aga Rain Koort teiselt poolt päris lihtsalt nüüd 2 punkti vastu ja Rain Koorti arvel siis täna 4 punkti. Nii et Valga peab siin kaitses pidama saama, kui siin midagi veel tahetakse loota. Kui ise panevad, sellest ei ole ainult kasu, aga väga lihtsalt nüüd Kanbergs jääb sinna korvi alla vabaks ja Kriisa taga ilusti sealt üles leiab. Nii et praegu siin mõlemad võistkonnad riburada punkte saavad ja nagu ma siin ka enne mainisin, siis üsna suureskooriline mäng siin täna on aset taas leidmas. On mõlemad võistkonnad sel hooajal sellist lõbusat ja atraktiivset ründavat korvpalli mänginud ja võib-olla kummalgi võistkonnal see kaitsemäng ei ole sel hooajal kõige parem olnud. Aga siit taas siis Viljar Veskile teine viga. TTÜ mehed saavad tänu sellele minna vabaviskejoonele. Valga meeskonna peatreener Kristap Seits kasutab siit oma viimast minutilist mõtlemispausi. Et ikkagi meestega veel siin asjad üle rääkida. Samal ajal piilume Tartusse, kus Tartu ja Kedainei vahel on läinud lahti teine poolaeg. Ja Tartu on siis rebinud 2 punktiga ette, 48-46 numbrid tablool. Tartu poolelt seni resultatiivsem mees Tanel Sokk 13 punktiga. Teised mehed juba alla 10 ja Kedainei poolelt siis kõik tuttavad mehed. 12 punkti Pärnus mänginud Paulius Petrelevitsuselt ja 10 punkti pealt siis Tartu eksleegionär Karolis Petrukoonis ja ka siis alles sel hooajal Pärnust lahkunud vaid Otas Volkus on 10 punkti kirja saanud, nii et kõik mehed, kes on värskelt siin, kes alles hiljuti, kes veidi hiljem Eestis mänginud, on Tartule tänases mängus kõige rohkem pahandust teinud. Aga ka kindlasti loodame, et Tartu sealt ikkagi
korraliku võidu välja võtab, kuna Leedus teame, et Leedus ei ole kunagi lihtne mängida, kui Joonas Järvelainen siit Audi sissesöödust kohe 2 käega ülevalt alla ja teadupärast siis Järvelainenil oli ka alles hiljuti siin Hispaania esiliigast pakkumine laual, aga oli mees ikkagi koduklubi TTÜ-le nii palju lojaalne, et ütles sellele pakkumisele ära ja ei jäta oma poisse siin hätta. Nii et Järvelainen siis hooaja lõpuni on TTÜ-sse jäämas, aga nagu mees ka ise ütles, järgmiseks hooajaks mingid rauad on mehel tules ja loodame muidugi meie kõik, et Järvelainen pääseb välismaale mängima, kuna potentsiaali selleks mehel on küll ja küll. Viilub palliga, 8 sekundit nüüd rünnata, nüüd peab lahendama, Raadiku kattest mängitakse. Kas Viilub läheb nüüd lõpuni, ei leiab sealt nurgast veel Järvelaineni. Rünnaku aeg oli ka lõppemas, Rain Raadik on lauas ja Valga nüüd Kriisa juhtimisel kiirelt üle tulemas, minnakse 8 peale. Kriisa leiab Kanbergsi kiire 3, see läheb mööda, Raadikud omavahel lauas võitlemas. Viga läheb vanemale Raadikule, Rainile. See on Rain Raadikule tänases mängus 4. veaks. Rain selle otsusega väga nüüd rahul ei ole, aga kuna võistkondlikud vead on täis, siis Toomas Raadik saab siit taas minna vabaviskeid proovima. Ja Raadik on täna hästi visanud seni, nagu siin ka enne mainisin, siis väga korraliku protsendiga tegemist on. Pika mängija kohta viskab hästi vabaviskeid ja 8-8 siis täna. Ja mõlema meeskonna visketabavus on nüüd siin teisel poolel alla tulnud. TTÜ väljakult tabanud 46%-ga, Valga siis 44%-ga. Lauavõitlus üsna võrdne, 38-37 TTÜ poolt vaadates ja palli kaotusi siis Valgal on rohkem kogunenud 17, TTÜ-l see näitaja 12. Siin rünnakuõigus jääb endiselt Valga meeskonnale. Ja siin tõesti see mäng on ilmselgelt tehtud, see 18 punkti 2,5 minutiga ei ole ikkagi selle praeguse mängupildi juures väga reaalne tagasi teha ja tundub tõesti, et TTÜ siis 11. võidu endale siit tabelisse kirja saab ja Valgale siis vastavalt 18. kaotus, kui Viljar Veski laseb nüüd Järvelainenile endale väga lihtsalt ära teha ja Joonaselt siis taas punkte TTÜ-le juurde. Veski võtab raske 3, see läheb mööda ja Olmre on lauas. Ja Olmre nüüd palliga endiselt. Ja Olmre ikka palliga, Raadikuga nüüd mängitakse sealt, hästi slipib nüüd Raadik, et läks seda katet nagu fikseerima, aga petis sellega oma mängija ära, slipis alla ja sealt ilus sööt ka Olmrelt, nii et hea koostöö nüüd TTÜ tagamängija ja keskmängija vahel. Ja TTÜ nüüd siis 22 punktiga on juhtimas ja tundub, et siin ainus küsimus on tänases mängus veel, kas TTÜ saab 100 punkti täis. Siin ka TTÜ pingimehed on kohe-kohe väljakule tulemas. Viljar Veski otsustab siit ka veel tänase teise tehnilise vea Valga meeskonna jaoks võtta. Appelleeris sellele, et talle löödi sealt vastu käsi, aga peakohtunik Timo Suslov oli seal väga lähedal ja seda vilet ei vilistanud ja Veski appelleerimisele siis määrab tehnilise vea, aga TTÜ siis vahetab väljakule number 10 Aleksander Kaabermaa ja number 8 Risto Puur, kes täna veel mängu ei ole sekkunud. Ja samuti siis Nikola Vujovits ja Ivalo Pajumets saavad veel oma võimaluse. Ja ka Silver Suurorg, mees, kes siis eelmisel hooajal mängis Eesti meeste esiliigas, PC Kalev Cramo duubel meeskonnas, ka siis täna saab oma minutid kirja. Ja Risto Puur siis mängujuhi koha peal. Ja Risto Puur on kiita saanud siin erinevatest kohtadest, ma olen kuulnud, et mees on heas vormis. Ja Puur on tõesti heas vormis, et mängib mees kaasa ka teises liigas TTÜ eest ja seal ikkagi sellised 30 ja vahel ka 40 punktilised mängud selle mehe jaoks on igapäevane, et Puur on kindlasti selline füüsiliselt hea mängija, võib-olla mõningad tehnilised elemendid vajavad veel järgi aitamist, aga sellise tahtmise ja agressiivsuse üle kindlasti Puuri puhul nuriseda ei saa, et kui mees väljakule tuleb, siis alati endast 100 ja rohkemgi protsenti annab. Äkki ütled paar sõna ka Kaabermaa kohta, millise mängijaga on tegemist?
Noh, Kaabermaa samuti nagu Puurgi kindlasti on väga palju asju, millega tuleb veel tööd teha, aga Kaabermaa puhul kindlasti üks asi, mis on, ma arvan, ka korvpallisõpradel silma jäänud, kes võib-olla terasemalt TTÜ tegemisi jälgivad, on selle mehe hüppevõime, et teadupärast siis tegu Eesti vehklemislegendi Kaido Kaabermaa pojaga ja on siin just nendes üliõpilasliiga mängudes näidanud päris ilusaid õhulende. Aga Puur nüüd palliga Kaabermaa kattest ja kas sealt tulebki? Ei, sealt päris peadpanekut veel ei tule, aga Kaabermaa selle palli ikkagi õhus sisse paneb ja 100 on olemas. Ja 100 on tõesti olemas, et viskas ka Kalev Cramo meil täna Balti liiga kohtumises Barentsi vastu 100 punkti täis ja siit siis täna TTÜ samuti Valga vastu 100 punkti on täis saamas. Nii et 25,2 sekundit minna ja TTÜ siis numbritega 177 seda kohtumist juhtimas. Ja saab TTÜ nüüd praktiliselt lõpuni mängida. Ujovic palliga, uuesti Puur. Kaabermaaga mängitakse seal kattest. Mathieu on nüüd tihedalt Puuri hakkimas. Mathieu apelleerib siin muidugi ründaja veaga, et tema arust Puur vaba käega temast kinni haaras, aga kohtunikud on otsustanud, Mathieu'le antakse siis 3. viga ja Puur saab siis proovida isikliku punktiskoori avada. Püüdis siin Mathieu ja Puurile kooli teha, aga kukkus välja vastupidi. Jah, Lääne-Virumaa mees näitas, et ei ole midagi siin Eesti liigas nii lihtne, et tuled ja võtad mul põrgatuse pealt palli ära ja Puur siis vabavisked siit välja teenib. Paneb ka mõlemad ilusti ära, nii et sellel mehel ka täna silmad peas. Ja saab TTÜ siit veel palli kätte, nii et saavad veel korra proovida, kas Puur võtab siit nüüd kauge 3. Ja läheb veel ilusti lõpuni, Risto Puur viga ei vilistata. Nii et tänane kohtumine siin TTÜ spordihoones on läbi saanud. See on lõppenud siis TTÜ võiduga numbritega 102-77. Andri, ole sina võib-olla hea, võta siit see mäng statistiliselt kokku ja mina lähen vaatan, kas saan äkki treeneritega vähe juttu. Ja niisiis on TTÜ resultatiivsem täna olnud Kiu Rakenberg, kes on visanud 22 punkti ja tabanud seejuures 3-seid 9-5, jaganud välja ka 4 resultatiivset söötu. Joonas Järvelaine 20 punkti, 7 lauda, Toomas Raadik 11 lauda, 18 punkti, Sander Viilup 12 punkti, 5 lauda, 4 söötu. Ja sel ajal, kui siis lonkab intervjuu paiga pool Siim Raudla ja ongi intervjuuks valmis. Kevin, minu juurde jõudnud numbrid tablool teile igati soosivad 102-77. Ma usun, et sellest sai ka pärast Kalev Cramo järgset mängu räägitud, et kindlasti sai oodanud, et see vahe täna nii suur saab olema. Oi ei, ma saali astusin ja vaatasin Valga võistkonda ja siis, ma ei saa öelda, et ta hirmuäratav oli, aga ta oli väga korralik võistkond. Me ootasime väga kõva lahingut ja nii see ka esimene poolaeg oli. Okei, me saime kohe meil alguses jälle nii ka eelmine mäng. Kõik õnnestus ja neil nii hästi siis ei õnnestunud, et saime minema, aga ütlesin ka abitreenerile, et natuke liiga lihtsalt tuleb see alguses, et tahtmata seal mingi langus tekib, aga teisel poolajal, eriti 3. veerandajal kuttides müts maha, et võitlesid. No lihtsalt oligi riietusruumis juttu, et me ei saa niimoodi, et meile pannakse 1-2 põrgatusega, lihtsalt minnakse ja visatakse korvi alt sisse, et natuke liiga lihtsalt nad said. Aga teisel poolajal teatud korrektuurid tegime ja vastane murdus. Ja Valga maala pressingu formatsioon tundub, et ka selleks olite päris hästi valmis, et lahendasite neid rünnakuid seal alguses päris ilusti. Jah, olime ikkagi nende eelmist mängu küll ainult ühte poolaega, aga olime seda vaadanud ja mängijad üldse oleks valmis. Ja Joonas Järvelainen oli jutt, et mehel tuli siin pakkumine Hispaaniast, et kas mängija ise nii-öelda keeldus pakkumisest või leidsite ühisele arusaamisele, et oleks ikkagi vaja siin hooaja lõpuni veel TTÜs jätkata? Joonas tuli minu juurde jutuga, lõime plussid-miinused kokku, mina kindlasti kedagi kinni ei hoia, nii nagu hooaja alguski ütles, et lõppkokkuvõttes loomulikult Joonas, ma ei taha, et sa ära lähed, aga kui su kindel soov, siis mis teha, no? Aga ütlesid, ei treener, et me oleme suure töö ära teinud, et paneme see 1,5-2 kuud veel.
Nüüd järgmisel nädalal teadupärast sõidate Moskvasse mängima siis üliõpilasliiga poolfinaal alagruppi. Räägi võib-olla veidi ka sellest, kellega seal kohtute ja mis eesmärgid? Poolfinaal alagrupp eesmärgiks on 2 hulka jõuda. Seal on siis Imki duubel ja 2 ülikooli veel, 1 Moskvast ja 1 Gruusiast. Et kindel eesmärk on ikkagi 2 hulka jõuda, et siis Final Fouri saada, et mis me salgame, eesmärgiks on ikkagi võita. Ja finaalturniiri asukoht ei ole veel teada, kui sinna peaks jõudma? Ei antud hetkel ei oma selle kohast infot. Ja laupäeval juba siis telemäng Tallinna Ülikool Kaleviga. Tallinna Ülikool Kalev ka kindlasti selles aastanumbris on tunduvalt paremini mängimas, nii et midagi lihtsamaks taaskord ei lähe. Ei, kindlasti mitte. Vaatasin, et vastaste peatreener oli 35 minutit jälgis. Märkmeid küll ei teinud, aga ju siis jäi kõik meelde, mis me teeme. Selge, Rait, aitäh ja edu! Ja sellega tõmbame siit tehtud spordijoonest ka tänaseks osad kokku. Mina tänan vaatamast, kuulamast, aitäh! Iga koer on siin ilmas põhjusega. Südamlik koguperefilm Koeraelu mõte. Kinodes 24. veebruarist. Is it gone now? Not yet. Who is she? You know who she is, Logan. She needs help. That's right. Oh, man. Logan. Tee eduni ei ole kuigi lihtne, kuid kas me elame selleks, et paigal seista? Juba täna on vaja muuta homset päeva, et saavutada senisest rohkem. Sa ei pea olema edukas selleks,